Tervist! Siin Objektiivi stuudios on Kersti Krahh. Tere, Kersti! Tere! No sina oled nüüd olnud viimasel ajal Eesti meedias absoluutselt nii-öelda esileedi, kui võib öelda, et viimased paar päeva on räägitud sinu kaasusest, kriminaalasjast, mille prokuratuur sinu, Hillar Tederi ja Tamme vastu algatas. Ning nüüd on siis jõutud välja sinna, et 30. aprillil on välja tulnud otsus, kus ka endine nii-öelda toimingupiirangu probleem tühistati, ehk siis sind mõisteti täiel määral Tallinna ringkonna kohtu poolt õigeks. Ja eile oli ka pressikonverents, kus esinesid nii sina, Martin Helme kui ka advokaat Oliver Nääs. Soovitan muuseas kõikidel vaadata seda konverentsi, see on suurepärane vaatamine ja selline asi, mis kainestab kahtlemata inimeste pilku tänasesse justiitssüsteemi ja õiguskaitseorganite tegevusse. Aga kui nüüd küsida niimoodi nagu, ma ei tea, pikaajalise maratoni jooksjalt, et sportlaselt, et mis tunne siis ka on? Ma eile ütlesin ühele telekanalile, tähendab, et kõik alustavad sellest, et kuidas sa ennast tundsid ja mis tunne sul kõik oli ja kogu aeg ühesõnaga, et ma pean ütlema, et mul ei olnud mitte mingit erilist tunnet, mul oli lihtsalt nagu hea meel, et vau, et süvariik sai nii-öelda paugu. Aga ma pean ütlema, et ma olin nagu selles mõttes valmis ka, et tuleb süüdimõistev otsus, sellepärast, et ma tean, et Eesti täna veel õigusriik ei ole, kuigi ma näen, et sinna poole nagu vaikselt hakatakse liikuma ja mul selles mõttes mul eufooriat ei ole, ühesõnaga ma vaimselt olen terve, et mul niisugust bipolaarset häiret ei ole, et mul on kord on nii-öelda masendus ja kord on eufooria, et oli tore ja et nagu õiglus võitis või õigus võib öelda vist mõlemad, nii õigus kui õiglus. Muidugi selles mõttes sa natukene eksid, mis puudutab toimingupiirangut, et ringkonnakohus oli löönud seal neid toimingupiirangu episood oli 2, üks puudutas siis PPP-d ja üks puudutas pensionireformi ja see PPP löödi nagu 2 ja öeldi, et seal ühes kohas, kus ma mingeid meile vahetasin, et see summa on väike, see on siis alla selle toimingupiirangu rikkumise, mis on muidu 40 000 ja kus võib nagu kriminaalmenetlust alustada, see oli 22 000 millegagi oli, siis minu meilivahetusest loeti välja, et ma olen sinna nagu sekkunud, mul on puutumus on ju. Ja siis öeldi, et seal võib olla väärtegu, et ühesõnaga, et ütleme niimoodi, et kui näiteks ringkonnakohtu otsus näiteks jõustub, Riigikohus seda menetlusse ei võta, kui seal, ma ei tea, kes hakkavad edasi kaebama, siis sellisel juhul võib, siis peab juba minuga tegelema politsei, kaaluda nii-öelda väärteomenetlust, siis kus tehakse seal, ma ei tea, mõnesaja eurone trahv, eks ju. Et tegelikult ka ma seal oma süüd ei näe, sellepärast, et seda siin ma täna rääkima ei hakka, võib-olla tuleb seda kuskil hakata veel, ma ei tea, kus põhjendama, aga see on siis nagu, et midagi nagu ikka pidi olema ühesõnaga, et päris 100% ikka ei ole nagu õige, et see mingi pisikene väärtegu ühesõnaga. Aga prokuratuur taotles toimingupiirangu rikkumise osas kriminaalkorras karistamist. Ja suures ulatuses, sellepärast, et nad ikkagi mängisid seal niisugust mängu, et sõltumata sellest, et need summad olid ikkagi väga väikesed tegelikult, ütleme siis seal mitu hanget oli kokku, siis võib-olla kuskil see natuke üle 100 000, mitu hanget kokku. Seal vist tehti pensionireform löödi 2 ja see PPP oli mitmes osas, nii et oli võib-olla kõik kokku üldse natuke üle 100 000 ja kusjuures, mis on nagu huvitav, et mida ma ka eile tõin välja siis seal pressikonverentsil. Mul on nii raske aru saada sellest, et ei kaitsepolitsei amet ega prokuratuur ei saa sellest aru, kuidas riiki valitsetakse. Et nõunikud ei saa teha otsuseid. Mina ei saa otsustada riigihanke üle, mina ei saa seda välja kuulutada, me lihtsalt keegi ei saa, ei ole mitte kunagi saanud. Ja ei ole ka niimoodi, et meie nagu anname mingeid käske ametnikele, ühesõnaga, me võime ametnikega arutada, nad võivad öelda, et kuulge, et mis te sellest nagu arvate või et me omavahel arutame, eks ole. Mina näiteks ei teadnud ühesõnaga seda, kes meil on Eestis nagu kõige kõvemad riigihangete tegijad üldse, tuleb välja, et neid on üldse ainult
2 bürood, advokaadibürood, kes on kõige kõvemad tegijad, kes on ka andnud välja raamatuid ja nii edasi, eks ole. Et ja see, mis nagu tõendab seda, ma isegi tõesti seal ühele tuttavale advokaadile ühest büroost helistasin ja küsisin, et kuule, kas teil on kogemust, on ju. Mis näitab seda, et ma ei teadnud, ma ei saa soovitada, kui ma ei tea. Aga need on kõik need niisugused nüansid, aga et huvitaval kombel Kaitsepolitseiameti inimesed, kes seal töötavad, ehk siis keskosakond, kes tegeleb nii-öelda nende igasuguste korruptsioonijuhtumitega, et nad ei tea seda, et tegelikult nõunikud, kõik see, mis mulle seal on pandud, et kui seal on tohutu mõjuvõim, ma olen siin nüüd paar päeva naernud ja nagu selles mõttes seda õnneks toimikus ei ole, aga 20. aastal ju Ekspress teeb mingite mõjuvõimsate inimeste mingisugust edetabelit, on ju. Ma olin seal 41. ja naistest olin 8. kohal ja eile me seal oma sõpradest juristidega lõppisime ühesõnaga, et nimelt nad seda veel nagu sisse ei kirjutanud, ühesõnaga, et ma olen nagu Eestis nagu nii-öelda riigis olen üsna kõrgel kohal, aga täpselt samamoodi võin ma olla seal kohal sellepärast, et ma olin aastaid EVEA president, kus kõik mind tundsid ühesõnaga, seal on hästi palju nagu niisuguseid nüansse. Aga see selleks, et mis ma tahan öelda, et meil on asi ikkagi nagu totaalselt käest ära läinud ja võib-olla ma nagu tahaksin nagu selgitada, nüüd on seda mitu korda räägitud, aga räägivad kõik erinevad inimesed, ma olin ise seal ETV+ saates, kus ma nendest asjadest rääkisin, et kogu probleem sai sellest, kui 23. aastal, võib-olla juba isegi 2002. aastal alustasid Reformierakond, see oli siis koalitsioon, kus olid Reformierakond, Mõõdukad ja Isamaa ja Keskerakond oli siis opositsioonis, kus nad siis alustasid sellist nii-öelda seaduse muudatust, kus kriminaalmenetluse seadus tehti ringi, siis nii, et kaitsepolitsei sai endale uurimisorgani õigused. Ja see seadus jõustus 1. juulist 2004. Nüüd Mõõdukad olid ka selles osas mõõdukad, ühesõnaga nad ütlesid, et nad ei tea, kas see on hea. Keskerakond ütles kohe, et kes oli opositsioonis, ütles, et see on nagu pahasti. Mina tean kuluaaridest, et seda väga tõsiselt surus nagu Isamaa ja nüüd ongi siis nagu õige öelda, et see madu, mille Isamaa tookord välja lasi, siis see Oboros siis nüüd on sabast hakanud sööma, sellepärast et ka Isamaa puhul täna on ju samamoodi Kaapo ju jälitas ka neid Pruunsilla asjas, kus täna on ka mingisugune kriminaalasi püsti. Et sealt hakkas kõik pihta. Nüüd Uno Lõhmus oma nüüd raamatus, ta on mitmeid raamatuid kirjutanud, kes tänaseks on ta meie hulgast lahkunud, kes on ikkagi Eesti õigusteaduse, ütleme korüfee, kus on öelnud, et see on väga suur oht demokraatiale, kui on julgeolekuasutus ja uurimisasutus on nii-öelda ühes isikus, ühes ametis. Et see tähendab seda, et me tegelikult näeme, kuidas kogutakse kriminaalasjades, kogutakse materjale, kasutades nii-öelda julgeoleku ohu meetmeid. Ehk siis teabehanke raames pealtkuulamine, millest mitte kedagi mitte kunagi ei teavitata. Selle puhul on niimoodi, et kui üldse kohtust luba võetakse, siis sellega tegeleb halduskohus ja halduskohus ei teavita kunagi mitte kedagi. Kui siin isegi advokaadid on nimestanud, et neid teavad, et neid on pealt kuulatud ja kõik. Kui keegi neid ei teavita, siis on selge, et see on siis julgeoleku ohu raames on neid pealt kuulatud. Ehk ma ütlen seda, et see on Pandora laegas, kui see peaks kunagi avanema. Keda kõike on pealt kuulatud. Sest mis oli huvitav ETV+ saates, küsiti siis inimeste käest, et mis te arvate, et kui paljusid on pealt kuulatud, kes siis seda saadet nagu jälgisid. 84% arvas, et neid on pealt kuulatud.
ja loomulikult täna ringleb juba nii palju infot selle kohta, mis nende telefonidega juhtub ja kuidas need ekraanid seal jooksevad ja kellel on tulised ja ma ei tea, mis seal kõik nagu toimub. Et inimesed saavad nagu aru. Ja nüüd ongi täna küsimus, et kui me räägime sellest, et seal on nagu kaks funktsiooni on koos kapol, siis fakt on see, et selleks, et seda kuritarvitamist ei oleks, tuleb need funktsioonid lahutada, uurimisasutus ja kõik need uurimise funktsioonid, need tuleb anda siis üle politseile, olgu ta siis keskkriminaalpolitsei ja kaitsepolitsei peakski tegema ikkagi ainult luuretegevusega seal julgeolekuohuga ja see peaks olema nagu nende töö. Kahtlemata seda on ette pandud nüüd korduvalt, et kaitsepolitseilt see uurimispädevus ära võtta ja on ka räägitud prokuratuuri reformist. Me tuleme võib-olla siin saate teises pooles või saate käigus tagasi, aga kogu see olukord on nüüd ikkagi lahti võtnud sellise tõelise Pandora laeka, eelkõige mis puudutab prokuratuuri tegevust, sellepärast et Tallinna ringkonnakohtu otsus prokuratuuri aadressil on teravalt kriitiline ja advokaat Oliver Nääs tuli ja tõi välja siis need nii-öelda esinemissagedused sellistelt sõnadelt, et ringkonnakohus andis selles juhtumis ju põhimõtteliselt prokuratuurile täiesti hävitava ja nende tegevust põhja laskva hinnangu. Järeldused, mida prokuratuur tegi, olid meelevaldsed, oletuslikud, otsitud ja paljusõnalised, rääkimata sellest, et need olid põhjendamatud. Ja ka see, et meelevaldsust oli seal, ma ei tea, 14 korral mainitud, et Eesti kohtusüsteem on nüüd siis andnud ühele Eesti peamenetlejatest ehk prokuratuurile ja selle tegevusele täiesti hävitava hinnangu. Ja see nüüd ei ole esimest korda loomulikult sinu kaasuses, et siin on mainitud juba Pruunsilda ja Humalat ja teisi, kes samuti on saanud erinevates kohtuastmetes õiguse ja kes on avalikult rääkinud sellest, et prokuratuur koos kapoga on siis alustanud nende suhtes põhimõtteliselt mingisugust korruptsiooni ja kriminaalmenetlust selleks, et õngitseda teavet. Ainult selleks, et õngitseda, saada kätte arvutid, meilivahetus, teabevahetus, et saada hakata põhimõtteliselt teostama sellist ulatuslikku pealtkuulamist. Ja see nüüd paneb küll prokuratuuri ikkagi täiesti tõsisesse kahvlisse, mitte et nad seda ise tunnistaksid loomulikult, sellepärast et me oleme siin juba näinud, et peaprokurör Taavi või riigiprokurör Taavi Pern on rääkinud sellest, kuidas prokuratuur ei ole mingisugusesse poliitilisse tegevusse sekkunud, me tuleme selle juurde ka tagasi. Aga sinu hinnang prokuratuuri tegevusele, me eelmises saates ka rääkisime sellest, see on ilmselt hävitav. Jah, ütleme siis niimoodi, et eilne siis riigiprokurör Perni sõnavõtt, kus ta ennast siis täielikuks nii-öelda ohvritallekeseks tegi, on ikkagi ajaloos ka midagi erakordset selles mõttes, et kui ütleme niimoodi, et ükskõik, kes selle nii-öelda kriminaalasja taga on, olgu siis selleks kapo või mingisugused muud huvitavad nii-öelda seltskonnad, kes olid huvitatud ühesõnaga, et see EKREIKE võim nagu kukuks, siis hakata praegu nagu mitte võtta vastutust, vaid hakata nagu rääkima, et me ikka püüdsime ja me ikka tahtsime ja oi me ei tea ja see on lihtsalt väga inetu riigiprokuröri poolt. Et ühesõnaga, kui sa läksid nagu sellega kaasa, kui see oligi kapo surve, siis võta vastutus. Võta vastutus, ole sirge seljaga. See jutt, kuidas ta eile rääkis seal, kuidas ta mingisuguseid lauseid loeb, see on tõesti lapsik, ausalt, väga. Ma olen leidnud mingid punktid ja mingites, võiks üldse siis jätta rääkimata. Kusjuures huvitav oli muidugi see, eks ole, et see eilne pressikonverents alles pani kõik kihama. Nii kaua ja alates 30. pühad olid vahel, oli ju täielik vaikus. Neljapäeval, kui kusagil seal 3:30 paiku, millal see otsus tuli,
täielik paikus oli, mitte midagi, kõik, siis oli 3 päeva püha, esmaspäeval ei olnud mitte midagi, esmaspäeval juba kell 12 me saatsime välja juba siis need pressiteated, et tuleb pressikonverents ja minule ju teisipäeval või esmaspäeval helistati juba ERR-ist ja taheti midagi küsida, ma ütlesin, et mina mingisuguseid ütluseid ei anna, et ainult läbi advokaatide ja pressikonverentsil me kõik räägime. Et selles mõttes on muidugi, selles mõttes on prokuratuuri käitumine inetu, lapsik ja kui me tahame nagu tegelikult nagu saada aru, et kuidas riik nagu peaks toimima, siis see ikkagi kõik peaks olema väga soliidne, et sa võtad vastutuse, jah, juhtus nii, maakohtus juhtus nii, jah, uurime, vaatame, ühesõnaga, aga mingit ohvrit mängida, et ma ei tea, ühesõnaga, siis see on inetu ja see ei ole riigimehelik. Kahtlemata mitte. Ja kui rääkida ka sellest, et isegi inimesed, kes ei olnud toetanud üldse EKRE poliitikat, siin on ka üks arvamusavaldus tulnud vandeadvokaat Silver Reinsaarelt välja ERR-is, kes rääkis sellest, et ja küsis vähemalt sellest, et kas prokuratuur kasutas Krahti kriminaalasja võimupöördeks ning ütleb, et selline kahtlustus, et prokuratuur ja kapo seda on teinud, on tõsiselt õhus, sellepärast et need süüdistused olid niivõrd meelevaldsed ja otsitud ja selgelt nii-öelda sinu kahjuks tõlgendatavad, et põhimõtteliselt sellega selgelt üritati mõjutada ka siis poliitilist protsessi või vähemalt selline pilt jääb, eks ju. Meie oleme siin Objektiivis ja igal pool rääkinud kogu aeg sellest, et põhimõtteliselt see kaporatuuri riigipööre toimus sellel eesmärgil loomulikult, et valitsus maha võtta ja mingisugust muud tõlgendust sellele tegelikult ei saagi anda siin, aga nüüd on siis nagu isegi põhimõtteliselt Tallinna ringkonna kohus andnud sellele, vähemalt mis puudutab nüüd neid tõendeid, mille prokuratuur kokku kogus sinu kaasuses väga selge hinnangu, et tegelikult need olidki otsitud ja väga selgelt ka nii-öelda sind süüdistava alatooniga esitatud selliselt, et ka nii-öelda õigeks mõistvaid või positiivses valguses näitavaid aspekte nendest tõenditest polnud üldse kuidagi arvesse võetud. Ja üks võib-olla kõige, mis mind selles pressikonverentsil vägagi nagu pani mõtlema, oli see, kuidas prokuratuur tõendas sinu mitte soovimist suhelda telefoni teel. Sellisena, et see on põhimõtteliselt üks viis, kuidas sa siis väldid esiteks pealtkuulamist, aga selle kaudu sa väldid vahele jäämist korruptsioonis. Ja see näitab juba seda, Oliver Nääs ka tuli välja sellega, et aga kui inimene on põhimõtteliselt oma enda isiklikest kogemustest saanud teada, et teda kuulatakse pealt ja vaadanud neid toimikuid, eks ju, kus on siis see pealtkuulamine seal tuhandete leheküljede raames fikseeritud tõenditena, siis on ju ilmselge, et inimene ei soovi mingisuguseid tundlikke vestlusi pidada telefoni teel. Aga tegelikult, ma ütlen, see küsimus on väga tõsine ja me ikkagi räägime sellest, et kas on prokuratuur ja kapo otseselt sekkunud riigi valitsemisse, ehk siis valitsuse mahavõtmisesse. Et see on nüüd tegelikult see ka üks küsimus, mis peamiselt siin ilusti niimoodi Damoklese mõõgana nende kohal ilusti ripub. No seda tegelikult peaks küsima Martin Helme käest, kuidas need sündmused seal arenesid, siis kui meid kinni võeti, kes mööda missuguseid fraktsioone jooksis, mis seal oli, missugused poliitikud sealt urust kõik välja tulid ja mida hakati rääkima, see oli, minule on seda refereeritud, mind ju võeti vahi alla, aga ma arvan, et ootame ära selle 30. mai ja ma arvan, et siis saab nagu rohkem rääkima hakata. Loomulikult koguti ju meeletult igasugust kompromiteerivat materjali kõikide nende pealtkuulamistega. Meil oli absoluutselt põhjust karta, et meid pealt kuulatakse, sellepärast, et
me hakkasime ju 2019 kohe tegelema selle suure rahapesuga ja meil olid ju meeletud ühesõnaga igasugused artiklid, mis meie kohta kirjutati, 20 läks see nagu lahti, aga ettevalmistus hakkas juba 2019. Ja Martin ka ütles, et tema on seal neid toimikuid ja asju vaadanud, et seal on juba meie 2019. aastast on mingeid vestluseid ja ühesõnaga ka loomulikult kirjavahetust on ju, nad ju võtsid kõik tagant järgi, eks ole, et selles mõttes, et ja mis on nagu huvitav, et ma tahan öelda midagi selle Silver Reinsaare kohta, mida sa siin praegu tsiteerisid, on ju. Silver Reinsaar on parempoolsete liige ja kogu selle kriminaalasja see algatati ju Lavly Perlingu ajal. Ehk siis see esimene ots nii-öelda, kus ju algatati kriminaalasi, mis puudutas Tederit ja Keskerakonda ja kuna mina Tederiga suhtlesin ühesõnaga, siis sealt mindi, Teder suhtles tegelikult kõikide poliitikutega, mitte ainult, mina liitusin nagu hiljem, sellepärast, et Teder ju toimetas oma nende Porto Franco projektiga ju sisuliselt veebruaris oli see mingisugune suur EBRD laenushow oli, kus oli minister Karu ja kusjuures mul jäi see üldse täiesti kahe silma vahele, ma isegi ei teadnud seda, ma sain sellest kõigest hiljem teada, et see kõik on nagu, kuidas ma ütlen, nagu niimoodi punutud nagu kokku igasuguste, ongi niisuguste kaudsete tõenditega, et jällegi, ma ei saa sellest nagu aru, et kui on kogu aeg on mingisugused sellised, ühesõnaga, et on kahtlus, järsku nad tahtsid kuritegu teha. See on mingisugune oht, ühesõnaga. Vanasti oli niimoodi, ma olen ju töötanud kohtusistungi sekretärina ja tsiviilasjade kantselei sekretärina ja kas oli kuritegu või olnud sa pidid kuriteod toime panema, siis algatati kriminaalasi, jäid vahele, kuskilt tuli välja ja siis hakati sind karistama. Nüüd on niimoodi, nad midagi rääkisid, järsku sealt midagi tuleb. Keegi just kirjutas kommentaarides, et kui te ütlete, et nad leppisid seal altkäemaksus kokku, miks te nad siis nagu kinni võtsite, nad oleks võinud ju selle kuriteo lõpuni viia, teinud ära siis, ja võtnud siis nad kinni. Aga Parmas ju ütles, mõned päevad peale seda, kui mind kinni peeti ühesõnaga, me pidime nad kõik kinni võtma, sest meile sai selgeks, et kuritegu ei pandagi toime. See on Ekspressi artikkel. Kõik on seda lugenud ju. Aga see on ju välja öeldud. Kui seda ütleb riigi peaprokurör, siis oleks pidanud olema kõik, uurisid, ei ole. Lõpetame ära. Milleks oli vaja seda asja kohtusse tirida? Milleks oli vaja valitsust kukutada? Aga veel kord, ühesõnaga, see sama Isamaa, ja teate, mis on, ühesõnaga, ma ütlen teile niimoodi, ma olen algusest peale arvanud, et Isamaa, kes torpedeeris, nii nagu ma eile seal pressikonverentsil kõik ette lugesin, mida ta ühesõnaga Raivo Aeg oli põhiline torpedeerija, teine oli Parmas, kellest sõltusid seal, kui me rääkisime seal kriminaalmenetluste tähtaegadest, igasuguseid asju, kõiki seaduste ringi tegemisi, kõik, mis oli koalitsioonilepingus, kogu aeg nagu torpedeeriti. Viimane koosolek, mis meil oli, mis puudutas vihakõne seadust, ma mäletan, et see oli meil niimoodi, et meil oli siis oli see kõva koroona nii-öelda, me olime kõik arvutite taga, ühesõnaga mitte kuskil koosolekuruumis ja seal oli meil jälle, ütleme ausalt, nii-öelda tüli, ühesõnaga selle vihakõne seadusega, et see oli juba jälle ette valmistatud ja juba tuli, ühesõnaga, siis seal oli ka Parmas ja minu meelest Aeg ja seal oli nagu suurem seltskond seal, ühesõnaga. Et kogu aeg oli nagu niimoodi, et suruti mingisuguseid täiesti niisuguseid suvalisi asju juurde, ühesõnaga, mis oli vaja teha, seda nagu ei tehtud ära. Ja nüüd, kui ma eile näitasin seal pressikonverentsil, eks ole, mul olid niisugused paksud kaustad olid laual, siis see oli kogu see laim, mis siis meedia minu kohta kirjutanud oli. Seda lapates sattusin ma lihtsalt, seal oli üks pealkiri, kus Seeder, kes oli siis Isamaa esimees tol ajal, ütles niimoodi, et ma teadsin juba 2 kuud varem, et see valitsus kukub. Nii et, ühesõnaga, kes seal siis osalised olid, et see valitsus kukkus? Seda enam, kui Isamaa kogu aeg torpedeeris kõiki asju, mida me nagu teha tahtsime. Ja muuseas, mis ma tahan öelda vaatajatele, muidugi ma arvan, et objektiivi vaatajad on niigi paremini haritud või ütleme ja paremini informeeritud, aga
väga hea film on Suur vale, mis räägib sellest kriisist, mis oli siis 2007, algas 2008, mis viis meid siis ülemaailmsesse majanduskriisi. Seal jookseb eraldi liin, mis puudutab reitinguagentuure. Vaadake seda, see oli just äsja Inspiras, nii et see on otsinguga ilmselt televiisorist nagu saada. Vaadake seda filmi. Sellepärast, et seal on selge, mida teevad tegelikult reitinguagentuurid selleks, et hoida oma prestiiži ja enda reitingut. Mina ütlen teile, mina seda Isamaa protsenti küll ei usu. Lihtsalt ei usu. See ei ole võimalik. Selline, ühesõnaga, see lihtsalt on vale. Ja sellesse tuleb väga tõsiselt nagu suhtuda ja tegelikult peaks kõik need reitingud ära lõpetama mingisugune 3-4 kuud ennem seda, kui on valimised. Miks reitinguagentuurid tegelikult üldse mõjutavad nagu valimisi? Et see on nagu väga ebaõiglane. Aga ma tahaksin nagu öelda seda, et me tegelikult kogu selles seadusloomes me väga tugevalt alahindame näiteks ministeeriumite mõju. Et ma tahaksin sellel peatuda. Vaadake, meile räägitakse alati, et seadusandja on Riigikogu. Nüüd, kui me vaatame, mis nagu toimub seadustega, eks ole. Euroopa Liit väga tihti, Eestit veetakse ikkagi veel selliseks, et meil on veel ikka mingisugused nõukogude aegsed jäänukid ja mingid tõgustes seadustes ja kõik on vaja ringi teha ja siis tulevad mingisugused rahad, millega algatatakse siis nii-öelda seaduste revisjon, ehk siis peene sõnaga ministeerium ütleb, et see on siis kodifitseerimine. Ja meil on olnud mitu sellist kodifitseerimist, eks ole, mis tegelikult on teinud seadusandluse, kuidas ma siis ütlen, niisuguseks mitmeti tõlgendatavaks, näiteks see sama toimingupiirangu rikkumine, ühesõnaga, mis siis ka 2007 siis esimest korda võeti vastu, siis teda ka, kui seal kodifitseeriti korruptsiooniseadus, siis läks seal karistusseadustik, seal oli kõik nagu suures pundis koos, mida seal tehti, eks ole. Ja sellega tegelikult Justiitsministeerium kasutab ära, kuidas ma siis ütleksin, mittekompetentseid Riigikogu liikmeid ehk seadusandjaid. See viiakse siin õiguskomisjoni, selgitatakse ära, kuidas meil on rahvusvaheliselt vaja, pakitakse see kõik ilusti ära ühesõnaga, aga mis tegelikult on, mina ei tea, kuidas see mõjutamine käib. Aga fakt on see, et kuidas selline toimingupiirangu rikkumine, mida sa võid venitada, see on kummist, see on poliitiline malakas olnud siiamaani. Kuulge, üks vallavanem või töötaja suri ära peale seda, kui ta oli õigeks mõistetud. Mingisuguse veidi aja pärast. Täiesti mõttetud, keegi kuskil tõstis kätt, kui on 70 hääletajat, keegi tõstis ka, sinu hääl ei loe nagu mitte midagi tegelikult. Ja ühesõnaga, ja sind mõistetakse süüdi, rikutakse su elu ära. Mis mõttes nagu? Ja ühesõnaga, et see niisugune mõttetu nagu kuriteo oht, kui on koht, siis tulge öelge, Kaapo, tule ütle, et on oht. Tule ütle mulle, kuule, sa siin nagu sekkusid või läksid üle piiri, kuule, me nägime seal mingistes kooskõlastustes, kuule, kui sa tahad, et meil on õigusriik, tule kutsu inimesed või ametnikud korrale. Seda enam, et mina ettevõtjana ei teadnud üldse väga paljusid asju. See, et ma ei tohi mingit isegi meili edasi saata või kuskil midagi nagu, see on täielik absurd ühesõnaga. Ja nad teevad kogu aeg seda. Ühesõnaga, läheme nagu selle juurde, et inimesed mõistetakse õigeks, siis meil on talumiskohustus. Mis tähendab talumiskohustus? Kajar Lembert talus 9 aastat. Kuulge, mis me oleme siis nüüd? See on ju diktatuur. See on jõustruktuuride diktatuur. See ei ole mingisugune talumiskohustus. Sa kasutad diktatuuri ühesõnaga, sina dikteerid Eesti Vabariigis seadusandlust ka. Justiitsministeerium ei ole ju midagi teinud. Tegelikult, et midagi ette võtta. Miks ei maksta kompensatsioone? Miks? Ei, meil Eestis on niimoodi. Mitte midagi ei tehta. 246 inimest istub Justiitsministeeriumis. Mida nad teevad seal? Mida nad seal teevad? Ma saan aru, et nüüd osa on seal mingisugune, nüüd on digi ja Justiitsministeerium. Kuulge, hakake midagi tegema. Süütuse presumptsioon. Ma tõin eile ka välja. Mul on kaustades, kus mind on laimatud ja tsiviilõiguse järgi on mul õigus seda vaidlustada ainult või neid kohtusse anda 3 aastat.
aga minu otsuseni on läinud alates minu jälitamisest 6 aastat. Kuidas ma sain nad kohtusse anda? Ma ju ei tea, kas mind mõistetakse õigeks või mitte. Ma ei tea, kas meil on täna õigusriik või ei ole. Sellest hetkest, kui on jõustunud kohtuotsus, peab mul olema 3 aastat aega seda meediat kohtusse kaevata. See on väga huvitav ja oluline aspekt kogu selle kaasuse juures. See, mida sa tegelikult näitasid seal laua peal, et vaadake, siin on need artiklid välja prindituna, mis on meedias minu kohta ilmunud, seal Luige Meedia, Ekspress Grupp, oli siis esikohal seal kuskil 90 artikliga, 98 veegu 100 artikliga ja nendest valdav osa või siis kõik ilmselt. Peaaegu kõik, no mõned üksikud. Olid põhimõtteliselt sind laimavad, süüdistavad, Postimehel oli seal vaata, et peaaegu poole vähem, aga siiski seal 50 juures. 54 oli Postimehel ja ERR-il oli 46. Ma ei lugenud ära Äripäeva Juhtulehte, need olid seal ühes kaustas koos, neid oli vähem. Aga ikkagi. Ikkagi põhimõtteliselt Eesti meedias sadu ja sadu artikleid ilmunud, kümneid ja kümneid, mõnes kuus juba sinu kohta põhimõtteliselt süüdistades sind enne, kui sind kohtus on kuskil üldse põhimõtteliselt süüdi mõistetud, juba korruptsioonikuritegudes ja vähemalt esitades sellist nagu meedias levivat kahtlustust, eks ju, et siin peab midagi olema printsiibiga, kus on suitsu seal tuld. Et see on ju ka üks küsimus, eks ju, kuidas meil nüüd kaporatuur, ehk siis kapo ja prokuratuur suhtlevad meediaga, kuidas need nii-öelda toimikus olevad kõikvõimalikud vestlused lekitatakse meediasse niimoodi, et sa saad oma vestlusi lugeda leheveergudelt. Ja mitte ainult, loomulikult kõik need nii-öelda ka siin käsitlevad artiklid, arvamusartiklid, uudisartiklid, portreteerivad siis kahtlustuse all olevat inimest justkui juba süüdi olevat korruptanti põhimõtteliselt olukorras, kus kohtuotsusele jõustunud ja süütuse presumptsioonist meediaveergudel põhimõtteliselt ei ole meil ju mitte mingisugust juttugi. Et see on nagu väga oluline aspekt kogu selle asja juures. Siin tuleks hakata mõtlema nagu väga selgelt, et millised on meedia ja eelkõige kaporatuuri endavahelised sidemed ja kuidas seda reguleerida tegelikult ka seadusandlikul tasandil, et millisel viisil saab edastada neid andmeid meediale ja millisel viisil mitte. No mis on nagu oluline selle asja juures, et siis, kui kõik need artiklid ilmusid, suurem osa, kui ma ju seal olin kinni peetud, kui ma vanglas olin, siis... Kui kaua sa vanglas olid üldse? Ühesõnaga, mind vangistati 12. jaanuar ja vabaks sain ma 16. veebruar. Siis mingi 5 nädalat, ütleme. Ehk siis, mis on nagu selle juures nagu tähtis, on see, et mul ei olnud isegi veel süüdistust esitatud. See oli ju kahtlustus. Süüdistust ei olnud esitatud, sellepärast, et nad uurisid ju veel edasi, süüdistust oli alles tükki aja pärast, on ju. Ehk siis on kahtlustus ja kõik, aga meedia mõistab sind süüdi. Just. Ja Justiitsministeerium ei ole mitte midagi teinud, absoluutselt mitte midagi, lihtsalt lastakse sellel süütuse presumptsioonil. Muuseas, mingisugused mõned aastad tagasi, ausalt öelda, kuna ma ise selle juriidikaga nii-öelda igapäevaselt ei tegele, oli mingisugune, ühesõnaga seda tegelikult peaks nagu kusagilt välja otsima. Eesti on ikkagi, kas ta on saanud mingisugust trahvi või mingisugust märget on tehtud, et meil ei kohaldata õigesti seda süütuse presumptsiooni nagu seadust, et midagi Eestil viga on, nii-öelda ütleme ühe sõnaga. Aga nagu me teame, siis Justiitsministeerium maksab parem need trahvid ära ja lastakse samamoodi edasi, eks ole. Ja nüüd on see teine asi, see on üks asi, see seadus, mis tuleb koheselt ringi teha, koheselt. Et see ei ole niimoodi, et me laseme edasi. Siis teine asi on see, et inimestele tuleb hakata maksma kompensatsiooni. Mingisugust talumiskohustust ei ole. Sellepärast, et kui mul rikutakse karjäär, mul ühesõnaga mind tehakse varatuks, ma ei tea, mida kõike selles sees on tehtud, eks ole. Minul on tervisega õnneks kõik okei. Ja ma oskan enda tervist hoida, ma olen sellega väga palju aastaid tegelenud ja selles mõttes sellele on väga head tulemused, aga 2 meie hulgast on läbinud mitmeid südameoperatsioone, kes kohtu all olid.
mul ei ole õigust nende nimesid öelda, mul on lihtsalt niisugune info, et see ei ole naljaasi. Ja riik ei võta ju vastutust. Et kuidas siis niimoodi? Et need on väga-väga tõsised asjad ja Justiitsministeerium, nii kui ta neid kodifitseerimisi viib sinna Riigikogu ette, siis nüüd on aeg viia Riigikogu ette seesama kompenseerimine, kui te olete kui inimesed mõistetakse õigeks ja ma ei tea, mitu aastat siis peab olema nagu õigega esitada, ühesõnaga neid õigeks mõistmised, neid taotluseid ja Paavo Nõgene kunagi, ma nägin sellest ühest Martin Helmele postitusele kirjutatud kommentaarist ütles siis, vist ma saan aru, kui ta minister oli, et seda asja on arutatud, et mingisugune viimase 6 kuu keskmine, ühesõnaga palgast või sissetulekust, aga mina arvan, et seal peavad olema ka kindlasti mingisugused koefitsendid, et kui sa ikkagi teatud vanuses või ühesõnaga, kui kõik juba hea on öelda, et nüüd lase edasi või alusta nüüd uut karjääri ja ühesõnaga ma ei tea, Toomas Tamm saab varsti 80 on ju, alusta ka uut karjääri ja pane aga uus ettevõtlus püsti, nalja teete või? Mis asi see nagu on? Et niisugune tunne on nagu, ma ei tea, need ei ole nagu inimesed või selles mõttes seal ei ole kindlasti südametunnistust. Absoluutselt mitte. Sul ei ole inimestest hoolimist ega mitte midagi. Elu kuldreegel, mida ma rääkisin oma lastelastele, kui nad seal kogu aeg oma vahel kaklesid, kui nad väikesed olid, ütlesin, et elu kuldreegel on see. Tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks. Kus on kuldreeglid? Me oleme kõik superateistid, ühesõnaga. Kui inimesel on südametunnistus, siis sulle ei ole vaja isegi seda 10 käsku teada. Sa tead südametunnistuse järgi, mis on õige. Aga 10 käsku peaksid igal hommikul lugema kõik need kaapokad ja terve see prokuratuur. Alustagu sellest, nagu tõsiselt. Valetavad, varastavad, mida vaid on ju? Absoluutselt. 10 käsku kapo seinal ilusti ja kohustuslikus korras kõik lugema. See oli väga hea ettepanek. Aga tuleme nüüd selle talumiskohustuse ja hüvituse juurde. Oskad sa nüüd öelda, kui palju kogu see pull maksma läinud sulle? Mitte mulle. Ühesõnaga, ma olen isiklikult väga palju kaotanud, ma ei tea. See on nagu teine teema ja me räägi isiklikest kaotustest on ju, sest et samal ajal, ma võin nii palju öelda, et samal ajal kui ma nagu kinnipidamise asutuses olin, täpselt samal ajal algatati ka täitemenetlus, nii et kõik on nagu planeeritud, kui sind ikka tahetakse hävitada, siis ikka andke nagu täie jõuga, eks ju. Aga kogu see kohtupidamine läks maksma 322 600 eurot millegagi kopikatega ja välja on praegu mõistetud niimoodi, et ma eile tegin niisuguse üldise arvestuse, kuskil praegu kohus ütles, et tagasi saame kuskil 240 000, ehk siis nagu EKRE, eks ole, peaks saama. Et seal on ikkagi veel mingisugune 80 või kuni 100 000 kuskil see vahemik, mis jäi nagu nii-öelda õhku. Ühesõnaga, see on ka talumiskohustus on ju, 80 000 te olete sunnitud taluma ja loomulikult täpselt samamoodi Toomas Tammel ja Illar Tederil ja ma arvan, et ka Jüri Põllul, ma arvan, et kellelegi ei makstud, ma tegelikult ei ole nende numbreid nii-öelda kokku löönud ja vaadanud, mis seal on. Aga ma arvan, et riik peab hakkama siin midagi, kui me tahame rääkida õigusriigist, et kui Eesti tahab olla õigusriik, siis riik peab oma kodanikele kinni maksma riigi poolt tehtud kahjud ja midagi ei ole, see on lihtsalt nagu, see peaks olema nagu seadus ja see on inimlik. Kui me ei taha olla inimesed, kui me tahame olla kättemaksjad, on ju tõesti nagu prokuratuur, minge andke kuskil mujal. Jätke nagu tõesti eestlased rahule selles mõttes, et meie, kes me oleme siin ehitanud üles seda mina ettevõtluskeskkonda alates 1987. aastast, aidanud kaasa, teinud Mihkel Oviir, kes tol korral oli
Justiitsministeeriumis rahvamajandusosakonna juhataja käis ettevõtjate käest kogumas infot, et missugused maksud võiksid olla, kuidas me seda kõike teeme, kuidas tulid kõik need aktsiaseltside seadused, põhimäärused, mida me kõike nagu tegime. Käisime kaasas, mina olin Eesti Ettevõtjate Erakonna asutaja, proovisime propageerida ettevõtlust, keegi ei uskunud, sest kõik on see ajutine ja kõik venelased tulevad ja võtavad ära ja suruvad maha, eks ole, me käisime lipp käes ja rääkisime, kui tähtis on ettevõtlus. Tegime oma kooperatiive, väike ettevõtteid, lõime neid liite, ühesõnaga, propageerisime seda. Ja täna ma olen kurjategija nagu, tõesti või? Ma olen nagu selles mõttes nagu tohutult selle kamba peale nagu solvunud. Ja ma arvan, et see seltskond, kes seal kaapos kogu selle riigipöörde asja algatas, peaks kõik tegelikult trellide taga istuma. Aga muuseas, mis ma tahan öelda? Ma toon teile lihtsa näite. Kes on siis see näiteks, kes algataks Perni vastu kriminaalasja? Ütleme, et keegi kirjutab, mulle juba eile helistati, inimesed juba mõtlevad selle peale, sellepärast, et keegi on teinud Justiitsministeeriumile pöördumisi, kus on küsinud, et oleks vaja nagu seaduseid, ühesõnaga, et võib-olla te teaksite paragrahvid, millega ka prokuröre vastutusele võtta. Ja selle peale vastab Justiitsministeerium, aga meil on kõik olemas, meil on kõik kaetud, on ju. Kui on kaetud, ma räägin, täna juba valmistatakse ette, kavatsetakse teha, nii-öelda avaldus, kes seda menetlema hakkab? Kes seda hakkab menetlema? Taavi Pern on riigiprokurör. Kas tema enda kolleeg Astrid Asi või kes seda menetlema hakkab? Või järelevalveprokurör, kes seal teeb nagu või sisekontroll, mis seal on nagu Nahkur Tammiksaar. Tema või? Lavly Perli sõbranna ja tervitused. No mis asja? Kes seda tegema hakkab? Kuidas see võimalik on? Võentakse, ma ei tea, Lõunaprokuratuurile. Me ei kujuta ette niisugust asja. Samas, Riigikohus on öelnud Taavi Perni kohta, mida? Ta ju valetas Vavrenjuki asjas. Seal on ju kõik kirjas, ta ju taandati. Kõik dokumendid on olemas. Miks on lubatud riigiprokurörile valetamine, vassimine, seal oli vist vassimine ja võltsimine. Kas muuseas sinu kaasuses samuti ja Tederi ja Tamme kaasuses prokuratuur esitas otseseid valeväiteid ka kohtu hinnangul või? No seal on, pigem on see ikkagi niisugune nagu meelevaldne või seal on valeväiteid ka. Aga teadlikku valeväidet. No ja sealt seda tuleb hakata kõike nagu analüüsima, eks ole. Aga muuseas, mis ma tahan öelda, et üks asi on väga huvitav selles osas, eks ole, et kaapol või prokuratuuril, neil on osad, on inimesed, kes on nii-öelda selle lühikese süütenööriga, kes iga asja peale närvi lähevad, on ju. Siis neil on niisugune oma ajakirjanik. Ja Ekspressis on selleks Sulev Veedler, et eile, kui ma vaatasin, siis kõik kirjutasid nagu positiivselt, tema kirjutas, et kuidas Kraht seal praalis ja seda vist ühes kohas nagu öeldud, eks ole. Me tegime väga palju asju, kust mõnikord oli ka huumorit ja ükskõik, ühesõnaga huumor läheb kõik kuritegude alla, ühesõnaga unenäod kirjutati mulle sinna toimikusse sisse, nii et see on ikka nagu täisvärk, mis seal nagu toimub, on ju. Ja siis Veedler kirjutab, kuidas praalib ja siis ma leidsin ühe artikli, ma tol korral ju, ega ma vanglast välja tulin, ega ma ju ei hakanud Eesti Ekspressi lugema, seda mul oli jumala kama, mis nad seal kirjutavad, on ju. Aga siis ma rääkisin, siis Sulev Veedler oli kirjutanud mingi asja, kus ta oli öelnud, et mul on hull iseloom. Ühesõnaga, et siis, tema siis paneb neid diagnoose ja värke ja see on, ma eile, kui ma vaatasin, mind ajas see naerma, et see on seotud selle, nii-öelda selle lühikese süütenööriga, aga tema kaudu saab nagu teada, kui närvis siis see seltskond nagu on. No järelikult tuleb inimest kriminaalkorras karistada, kui tal on hull iseloom, see on selge. Ega siis muidu ei saa. Jah, üks asi, mida nagu seadustesse tuleks nagu kahtlemata panna, on ju see, et kui õiguskaitsekulud on need, siis miinimum, mida riik peab tegema, et ta õigeks mõistetud poolele mõistab täpselt need kulunud õiguskaitsekulud ka tagasi. Mitte jää sinna õhku enam 80 000, mitte jää sinna mingisugune muu summa, vaid et täies mahus õiguskaitsekulud mõistetakse välja. Aga mina tean, miks seda niimoodi tehakse. Sellepärast, et eeldatakse, et advokaadid nagunii kirjutavad midagi juurde. Täiesti kindlalt kohe. Sellepärast, et ja see on jällegi ühesõnaga, et me eeldame, ühesõnaga, kui keegi on midagi kunagi teinud valesti või kedagi petnud on ju, siis me eeldame, et kõik teevad, teised ka. Ja siis lõikame neilt sealt kohe mingisuguse kolmandiku maha
sest suure tõenäosusega nad on petturid. Ühesõnaga, et järelikult ju advokaadid ju petavad siis oma klienti ka, kliendid ju kontrollivad. Kuulge nagu, eile ühes juristide seltskonnas istudes rääkisin ma sellest, et kui ma seda otsust nagu lugesin, lihtsalt seal ütlesin neile, et kuulge, et mina tean, et minu meelest viimane normaalne loogikaõpik ilmus aastal 1953. Ilmselt see on raamatukogudest ära varastatud, sellepärast, et keegi enam loogikaõpikut ei loe ja keegi ei tea, mis asi on sülogism, on ju. Ja siis mulle üks inimene ütles, et ei, et nüüd on tulnud mingi tohutu paks raamat veel välja, aga ma ei tea, niisugune paks raamat ilmselt on prokuratuuri ja seda enam veel kapo omadele tõenäoliselt nagu liiga tõsine väljakutse, ühesõnaga, et võib-olla keegi saab kopi teha sellest, see 53. aasta raamat oli selline, et või kusagil seal oli välja antud, ühesõnaga, et minu kätte sattus üks, mis oli juba kapsaks loetud kunagi väga ammu. Aga ma soovitan kaitsepolitseil ja prokuröridel tutvuda loogika põhialustega, et kui nad oma neid asju kirjutavad, et siis nagu võiks kasutada, et on üsna nagu hea. Aga tulles nii-öelda võimaliku järelmi poole siit nüüd, et selge on see, et prokuratuur ja kapo tegelikult vajavad mingit reformi. Ja mida sina nagu ette paneks esimese asjana? Vaadake, kõik asjad, mis Vene ajal olid, ei olnud üldse pahad. Et meil oli vaja kõik nii-öelda ringi pöörata. Ma arvan, et kõigepealt peaks alustama isegi mitte kapost ja prokuratuurist, vaid peaks alustama sellest võistlevast menetlusest, mis kogu pahna, ühesõnaga, ütleme siis niimoodi, et minu jälitustoimik, siis neid oli umbes 6 tükki selliseid. Niisuguseid 10 sentimeetrise neid läbilõiga, 1700 lehekülge. Ja rääkimata muust, eks ju, et neid on virnade kaupa, seal on isiklik elu, kõik, ühesõnaga see on täielik pahn. Ühesõnaga, kui me lõpetaksime võistleva menetluse ära ja meil oleks ikkagi puhas kriminaalasi, mis nagu kohtuniku, kõik saavad korraga toimikud kätte. Kohtunikud saavad kätte, advokaadid saavad kätte, süüdistatavad, kõikidele läheb korraga. Asi kestab 6 aega ja see on lõppenud, ühesõnaga. Kõikidel on vähem tööd, riik hoiab raha kokku. See tuleks ära teha, sellepärast, et võistleva menetlusega kaasneb alati vandekohus. Ja meil ei ole seda, seal peavad olema vandemehed. Eestis seda tehtud ei ole, järelikult tuleb see prügikasti visata. Ei ole mõtet teha eksperimente. See eksperiment on nüüd juba küllalt kaua nagu olnud. Täpselt samasugune lugu on see, mis puudutab uurimist ühesõnaga. Prokuratuur on see, kes peab kontrollima uurimist. Uurimine tuleb anda politseile, nagu ta kunagi oli. Kogu see korruptsioon ja see kriminaalmenetlus, kõik see peab minema keskkriminaalpolitseile tagasi ja tehku need asjad nagu korda. Ja meil on veel piisavalt täna inimesi, kes olid nõukogude ajal prokurörid, nõukogude ajal lõpus. Meil on täna, osad on need advokaadid. Linnavalitsuses kunagi töötas üks proua, kes oli kunagi prokuratuuris nõukogude ajal. Ja muuseas, mis on, seal oli veel niimoodi, et seal oli veel eraldi nagu järelevalve. Ühesõnaga, et oli politsei, kes uuris, siis oli prokuratuur, kes juhtis uurimist ühesõnaga ja üle selle oli veel niisugune järelevalveasutus, mida sai nagu, kes veel nagu kontrollis kogu seda. Ja seal ei olnud niimoodi, et need kriminaalmenetlused tähtajad nagu venisid. Seal oli kindel tähtaeg, siis pidi uurija minema prokuröri juurde ja ütlema, et kuule, ma tahan nagu pikendada seda uurimistähtaega ja seal olid väga ranged reeglid. Ühesõnaga, ja siis ei olnud meil ju ei sotsiaalmeediat ega mitte midagi, ega ei olnud ei internetti. Ja sa pidid 2 kuuga kõik ära uurima, kui sul ei olnud, siis oli kõik. Ja siis sul pidid olema väga täpsed nagu, ühesõnaga tõendid, et mida sa kogud veel, et sul seda asja üldse pikendati ja inimesi ei solgutatud niimoodi aastate kaupa. Ühesõnaga, mulle tundub Kajar Lemberi 9 aastat. Mulle tundub see täiesti, lihtsalt ma mõtlen, et see ei saa nagu võimalik olla. Kuidas saab niisugune asi võimalik olla? Ja muuseas, mis ma tahan see öelda, mida on Kajar kirjutanud sotsiaalmeedias, võib-olla kõik ei käi seal Facebookis vaatamas. Ühesõnaga, kui oli see õiguskomisjoni istung, kus arutati seda seaduseelnõud või seda 442 SE, mis puudutab siis seda toimingupiirangu rikkumise seadust, ühesõnaga selle raamidesse panemist,
seal oli ikkagi keegi seal õiguskomisjonis parlamendis ütles, ai no mis see Kajarmaa, ei no tal oli ikka seal ju mingid asjad tal ikka seal olid, et tal tehti oportuniteet ja tegelikult on ikka kurjategija. No halloo, andke andeks, sõbrad, politseinikud. Kui on õigeks mõistetud, siis on õigeks mõistetud. Kui on oportuniteet, siis on oportuniteet. Siis ei ole midagi rääkida. Kui inimene ei taha käia veel 10 aastat kohut, siis ta muidugi läheb selle oportuniteedi peale. Mis te teete nalja? See, mis meil Eestis toimub, on absoluutselt nagu läinud üle igasuguste piiride. Aga mis on nagu hea selle asja juures, et mulle tundub, et peab nagu kogunema mingeid asju kriitiline mass. Kõik need, mis olid enne Kajarit, need niisugused pisekised asjad, see oli Ehavõrk ja veel ühesõnaga mõned niisugused riburadapidi, mis seal tulid ühesõnaga. Kajar Lemberi asi oli nagu suur asi, siis oli Vavrenjuki asi, ühesõnaga, et see kriitiline mass on täis ja nüüd ühesõnaga seda enam tagasi ei pööra. Isegi ei olene sellest, mis sellest minu asjast nagu saab. Ja tegelikult on vaja sellega tegeleda ja Justiitsministeeriumis, kui teil seal mõni helge pea on, hakake asjaga tegelema. Nii ei saa seda jätta. Absoluutselt. Siin tulles tagasi veel riigiprokurör Taavi Perni väite juurde, eks ju, et prokurör ei saa isegi, mitte ainult, et ei ole sekkunud riigi juhtimisse, vaid prokuratuur ei saa mõjutada valitsuse otsuseid ega Riigikogu tööd. No see on tegelikult ju otseselt ka faktiliselt vale, sellepärast, et sinu kaasuses ja siin nii-öelda EKRE-ikke valitsuse kaasuses oli ju selge see, et mitte prokuratuur ainult ei saa, vaid ta mõjutaski selgelt valitsuse tööd, sellepärast, et saab väga hästi võtta inimesi vahele, tekitada neile protsesse, hakata neid pealt kuulama, paisata asju meediasse, et meedia hakkaks neid süüdi mõistma, nii nagu sinu kaasuses oli selgelt tekitada neile see tohutu nii-öelda talumiskohustus aastaid ja aastaid kestva protsessi kaudu, juhul, kus pole veel üldse mingisugust kuritegu tuvastatudki, nagu sa oled öelnud, eks ju, et on lihtsalt nagu kahtlustus, et see pannakse toime. Ja siis uurimine justkui selle kohtuprotsessi raames peaks selgitama, et kas see kuritegu pandi toime või mitte. Et tegelikult see on ikkagi nagu olukord, kus kõik pilgud vaatavad praegu ka prokuratuuri poole. Mina ma olen lugenud selle Perni asja läbi ja kui siin sinu advokaat Oliver Nääs ja seal Martin Helme ka ütlesid, et nüüd tuleks vaadata meedia poole, et meedia, miks ei küsi meedia nagu prokuratuurilt selgitust, siis see selgitus tegelikult, mille nagu riigiprokurör Pern andis, no see ei ole tegelikult selgitus, see ei ole selle kaasuse selgitus üldse, seal lihtsalt nagu täiesti tuimalt tefloniga võetakse tagasi see teema, öeldakse, et ei, me ei nõustu praegu siin kohtu hinnanguga ja nii edasi, aga see ei ole tegelikult selgitus sellele täiesti hävitavale hinnangule, mille kohus on andnud eelkõige prokuratuuri tegevuse kohta. Ja see ei ole ka selgitus sellele, et prokuratuur võiks ennast välja vabandada sellest, et ta ei ole sekkunud poliitikasse. Prokuratuuril on kõik need juba eelpool mainitud võimalused sekkuda otseselt poliitikasse, sekkuda erakondade tegevusse, isegi viia mõned erakonnad, kui on piisavalt nii-öelda menetluspädevust ja seda on neil põhimõtteliselt piiramatult meie enda rahade eest, viia ka mõned erakonnad, kui tahta põhimõtteliselt pankroti äärele kõik erinevate protsessidega. Nii et see sekkumine on reaalne, see sekkumine on tegelik ja tegelikult ka siin meedia peaks nüüd tõsiselt küsima prokuröri ja kapo käest loomulikult, et mis siin on toimunud, ja seda ei saa jätta selliselt, et kuni sinnamaani võiks vist ütelda, et endine juhtiv riigiprokurör Margus Kurv on kirjutanud siin aastapäevad tagasi, et
või tegelikult pool aastat tagasi, et prokuratuur tuleks üldse laiali saata. Et kui me räägime sellest, et prokuröril on enda nii-öelda selline kontrollprokurör, kes tegeleb asjade kontrollimisega, siis Kurm ütleb väga lihtsalt ja selgelt, et tegelikult kui on asutusesisene järelevalve, siis tegelikult järelevalvet ei eksisteeri. Ehk siis asutus mitte kunagi ei lähe iseenda vastu nendes küsimustes. See on enam-vähem nagu ERR-i palgal olev eetikanõunik Tarmu Tammerk, kelle eesmärgiks on kõiki ERR-i nii-öelda valikuid, programmi valikuid ja eetikarikkumisi õigustada lihtsalt avalikkuse ees. Aga tõepoolest nii-öelda see küsimus, et mida nüüd prokuratuuriga teha, et see jääb õhku ikkagi ja see on nagu väga oluline. No tähendab, reform tuleb kindlasti teha, aga see peaks ikkagi olema nagu siis nii-öelda tõesti, see peaks kõik koos tegema, kõik see võistlemenetlus, ühesõnaga kapolt ära võtma selle uurimisasutuse funktsiooni ja muuseas, ma tooksin siia ühe näite, kui me räägime, et prokuratuur ei sekku poliitikasse. Peale seda, kui kaposse uurimisasutus 1. juulil 2004, siis praktiliselt kohe hakati tegelema Rahvaliiduga. Praktiliselt kohe. Ja aasta pärast läks lahti ametlikult maadevahetuse protsess, ehk siis 2005. aastal. See on otsene poliitikasse sekkumine. Ja Kapo ju tegutseb koos, ühesõnaga nemad on uurimisorgan, ta ju tegutseb koos prokuratuuriga. Ehk siis, kuidas me saame rääkida, et nad ei sekku poliitikasse? Kuidas? See, mis on tehtud Keskerakonnaga, kuidas nad ei sekku? Kogu aeg sekkuvad ju. Ükskõik see on ju puhas, ühesõnaga, ükskõik on see justiitspööre, on see riigipööre, ühesõnaga, fakt on see, et valitsus vahetus. Kui oleks olnud niimoodi, no ja mis siis, et üks nõunik sai kahtlustuse? No mis siis on? Valitsus oleks võinud edasi minna. Mis tegelikult oli? Kuidas Jüri Ratas saab rääkida, et krahti pärast ei juhtunud seal midagi, mis teile rääkis? Loomulikult. Miks on vaja valetada? Sa oled endine peaminister, sa oled täna Europarlamendis. Kuidas sa julged valetada? Jooksis koos ringi seal Sinisalu ja Parmasega ja pea laiale otsas ei teadnud, mida teha. Astume tagasi ja, ma ei tea, teine ringi jooksja oli Mailis Reps. No kuulge, see inetu on lihtsalt. Sa oled olnud peaminister, ära siis üldse räägi midagi. Mul on lihtsalt tõesti häbi niisugust inimeste eest, kes on veel Eesti riiki juhtinud, täna istuvad Euroopa Parlamendis. No siin riigiprokurör Pern ütles, et vihjas sellele, et see kohtuotsus sinu Tederi ja Tamme osas ei ole veel täielikult jõustunud, et kuu aega on siis selle jõustumiseni, et kas see kaevatakse edasi Riigikohtusse või mitte, mis sinu sisetunne ütleb, et kas kaevatakse või mitte, minnakse Riigikohtusse? Ma ei oska selles mõttes öelda, et see sõltub... kui nad tahavad väga lõpuni võidelda, siis no kaevaku, ja mis siis, ma olen juba mitu korda öelnud. Mul on täiesti ükskõik, isegi siis, kui mind süüdi mõistetakse. Mul ei ole mitte midagi kaotada. Ma vaatan sirge sellega otsa, mina ei ole mitte kellegi käest raha võtnud, altkäemaksu mõttes. Otsus on täna avalik, on ju. Toomas Tamm on mind toetanud, ta on minu sõber, ja siis. Ma ei ole Tederi käest mitte ühtegi senti saanud. Ma ei ole talle mitte midagi teinud, mina tegin oma tööd, Martin Helme ütles mulle jälgi, kuidas KredEx seda raha välja jagab, jälgisin, olin kogu aeg pahane nende peale, võib-olla olin seal ka, bravuuritsesin või ma ei tea, mida ma tegin, või seal praalisin, sellepärast, et see oli õudne, kui on vaja 850 miljonit välja jagada. Meil kukub tähtaeg 31. detsember. Me rohkem seda raha jagada ei saa ja augusti lõpuks on jagatud välja 250 miljonit. Mis teeme siis? Vaatame käed rüppes, et midagi kellelegi öelda ei tohi, muidu tegeled mõjutustegevusega. Mõjutad. Lehar Kütt ei öelnud kohtus, et ma oleksin teda mõjutanud. Kõik oli nagu väga hästi, nad olid, ma ei tea, kõik, mis seal püsti pannud. Siis tehti mingisugune riiklik uurimiskomisjon, kes ütles, et ei, mingit mõjutust ei olnud. Mina tegin oma tööd. Muidugi ma olen paha inimene, kui ma nõuan, et inimesed tööd teeksid. Kui keegi tahab meid torpedeerida ja tahtiski EKRE-le ka visata nii-öelda pommi jalge alla, et näidata, et me ei saa hakkama nende COVID-i rahade jaotamisega. Ma olengi harjunud juhtima. Jah, paha inimene, muidugi. Absoluutselt hullu iseloomuga. Käisin ja
lõin rusikaga lauale, ütlesin ametnikele, et tuleb teha asjad ära. Muidugi, paha inimene. Jah, olen, tunnistan. Aga nõuan tööd inimestelt. Ja vaatame siis tõepoolest, kuidas 30. mail see asi välja paistab, et kas prokuratuur läheb edasi, kas ta niivõrd hävitavat hinnangut Tallinna ringkonnakohtu poolt üldse edasi Riigikohtusse läheb, saab näha. Igal juhul see protsess on nüüd olnud tõesti väga silmi avav ilmselt paljule, mis puudutab kapo ja prokuratuuri tegevust ning nõustun tegelikult Martin Helme hinnanguga, et inimesi, kes täna väidaks sirge näoga, et Eestis ei eksisteeri sellist fenomeni nagu süvariik, jääb üha vähemaks ja vähemaks. Aga Kersti, sinule loomulikult jõudu ja oled alati siia tagasi oodatud rääkima, kui mingi teema meil avaneb. Aitäh kutsumast! Kõike head! Thank you.